tütar saab homme 1-aastaseks. Nagu kuidas see võimalik on? Alles eile ma sünnitasin ta, kuidas on 365 päeva möödas. I have no clue, lihtsalt aeg otsustas teha mingi turbosprindi ja siin me oleme. Ja ma olen ju otse loomulikult aru saanud, et meil ei ole juba tükk aega beebit olnud, et ta on nii asjalik, väga oma arvamustega, oma soovidega, indiviid, täiesti laps juba. Aga ikkagi see mõistmine, et enam ei ole mitte ühtegi minisünnat, nüüd on ka ainult suured sünnad. Meil on suur laps. Meil on nüüd suur laps. Igastahes ma mõtlesin, et ma võtan kaamera kätte ja proovin talletada natukene neid mälestusi endale ja talle, et kui ta tuttu läheb, ta on praegu Peikaga õues liivakastis mängimas, et natukene veel energiat kulutada enne uneaega, kui ta tutti läheb, siis me teeme siin elutoas ilusasti kõik korda, kaunistame ära, paneme õhupallid, paneme ta kingitused, et hommikul, kui ta ärkab, siis ta ootab ilusasti üllatus ja homme me suurelt ei pea, aga minu vanemad tulevad läbi, Peika vanemad ilmselt tulevad läbi, Mari-Liis lastega tuleb läbi, lihtsalt sellepärast, et sellel päeval, kui me peame sünnipäeva, siis nemad ei saa ja põhjus, miks me homme ei pea, on sellepärast, et Peikal on homme võistlused. Ehk et 2 päeva ma kindlasti proovin siis salvestada, nii palju kui ma vähegi jõuan ja suudan selle kõrvalt, et orgunnida tema sünnat. Eks ma ju tean, et see esimene sünna on pigem mulle, et tema veel nii palju ei hooma seda kontseptsiooni, aga ma tahan ikkagi, et see päev oleks täidetud asjadest, mis talle meeldivad. Õnneks 1-aastase puhul on see suhteliselt lihtne, nii et igast midagi, hakkame otsast toimetama, kõigepealt teeme koogi valmis, siis paneme pisikese tuttu ja siis hakkame kaunistama ja asju sättima. When you're older, I'm gonna miss the way you play with toys. Your little voice, the way you smile, every single noise. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. It helped me through. Sa oled 1-aastane. Mis siin toimub, Elis? Aitäh sulle. Jaa, siin on ka õhupallid, jah? Wow.
ja Kalli. Sinu kord, Kalli. Me oleme Elli sünnipäevaga jõudnud juba põhimõtteliselt poole päeva peale, ehk et tema läks siis oma uinakusse ja ma mõtlesin, et ma teen kiire recapi, et mis meil siin toimunud on, et hommikul, kui ta ärkas, siis ma hiilisin korraks kiiresti elutuppa, panin mängima tal lemmikuloom, milleks on siis Too Quick Start, Ristel, Don't Ask. Ma olen üritanud talle lasta 80ndate rocki, džässi, kõike, aga vanaema lasi talle Too Quick Starti ja see on lemmik. Nii et Pearu oli hommikul meil ilusasti mängimas ja siis me tulime elutuppa ja siin ootasid siis kõik ta sõbrad, ehk siis ta kaisukad ja tema kingitus, milleks on siis see Fitwoodi kaar. Nüüd ta on teistpidi, aga põhimõtteliselt on ronimiskaar, kuna meil on väike action tüdruk on ju, siis selle jaoks, et kui on kehv film, siis tal oleks toas ka midagi teha, siis kui ta teistpidi on, siis selle peal saab ronida ja hetkel on ta siukses lebotamise asendis, et siin saad raamatut lugeda ja mingi hetk saab siis selle püstiseks tõsta ja see on justkui laud, mille taga kirjutada, toimetada, teha, et ma olen täiega selline inimene, kellele meeldivad multifunktsionaalsed asjad, nii et see oli tema siis esimese sünna kingitus. Ja siis, kui me sõime ära koogi, milleks oli arbuus, sundusime me kõige olulisema asja juurde. Tema lemmiktegevus iga päev on see, et me lähme vaatame, kuidas kopp tööd teeb. Ehk et kopajuht Lilleke on nii armas ja laseb meil vaadata, kuidas ta toimetab selle kergliiklusteega. Pisike võib reaalselt 15-20 minutit rahulikult vaadata seda ja ta nii elevil kogu aeg näitab, see ja naeratab ja nii äge on vaadata seda ja siis me tulime koju, mängisime liivakastis, kiikusime, chillisime, tulime tuppa, mängisime ja nüüd oligi tal siis aeg tudjuks, mis tähendab seda, et mina saan kiiresti midagi ära teha ja ma pean valima ilmselgelt, kuna to-do list on võrdlemisi pikk, siis alustame sellest, et me paneme ära muruseemne, kuna homseks lubab vihma ja me jõudsime oma mulla enam-vähem kõik laiali lükata, siis nüüd võiks siia hakata midagi ka kasvama, ehk et kõige esimese asjana muruseeme. Kui pisik ei ole veel ärganud, siis peale seda kaunistame koogi ära ja kui pisik ei ole ikka veel ärganud, siis meil on vaja töömeile natukene vastata ja ülejäänud asjad võivad oodata, aga loodame, et need 3 asja me jõuame ära teha enne, kui ta ärkab ja siis jääme juba külalisi ootama. Juksutada. Kõik on läigib. Palju õnne meile. Palju õnne. Hästi tehtud, palju õnne. Hommikut kätte on jõudnud peopäeva hommik ja ma olin ilusasti tubli ja kasutasin oma koksukesi ja puhusin täis terve hunniku õhupalle, et need loodetavasti kuidagi laua kohale sättida, aga me päris pikalt oleme nuputanud, kas teha kodus pidu või minna maale, sest eile veel näitas, et täna on äike, aga samas täna näitab, et on natukene võib-olla tibutab ja muidu suhteliselt soe, mingi 21-23. Nii et ma arvan, et me riskime ja me lähme viime kogu oma tavaari maale ära ja hakkame seal sättima. Siis tuleme vahepeal koju, tüdjume ja siis lähme juba peole. Tere hommikut, printsess! Kas teil on peopäev? Teil on peopäev? Jaa, lähme maale, sätime valmis. Sõitsid musik kohe, jah? Somewhere, we're through a long south pair. Faces just stop and stare.
catching no lights. So I hold you close, no matter where you go, through all the rain and snow, I'll be close behind. And I hold on, these threads won't come undone. Me tulime kiiresti korraks koju, et pisikene saaks oma lõunatuidu ära teha ja meie saaksime ennast valmis sättida, söögid valmis teha. Aga nagu õues on mingi 180 kraadi täiesti, sest siis kui me sättisime asju ülesse, päike paistis 22 kraadi, nüüd on full on Mordor, nagu äikest lööb, müristab ja vihma saab. Nii et selline suve sünnipäev tuleb meil siis, ma ei teagi, kas võtta seda nagu, et nii nagu pulmas, et kui sajab, siis see on hea õnne ja edu sümbol, nii et äkki samamoodi Eilil tuleb suurepärane aasta, sellepärast, et vihma saab ta sünnipäeval. Aga enne kui ma hakkan snäkke valmis tegema, siis ma mõtlesin, ma näitan teile seda väikest kotikest, mis ma tegin siis lastele, kes sünnipäevale tulevad, et neile ka natukene rõõmu teha. Panin siis sellised kleepsud, mis on meil siis bänneri peal ka ilusasti, mis on siis see temaatika, on ju, just kui draakoni tüdruku sünnipäev on ju. Siin sees on kleepsud, mis ma lasin teha samasuguse graafikaga. Siis siin sees on küpsised, mis on ka selle järgi tehtud, ehk siis siuke väike draakonike. Ja siis on siin ka Elli Freja 1. Kohe otsime selle ka välja. Nii, selline. Siin on siis Elli Freja nimi kirjas ja 1 tiibadega. Ja viimase asjana on siis natukene erinev igal ühel, et kui on vanemad lapsed, siis on draakoni kommid. Kui on pisemad lapsed, siis on siuke väike draakonikene, kelle nimi on by the way Spark. Nagu, kui ma nägin seda, siis ma olin nagu, oh my god, see on mulle loodud draakon ju. Spark, kelle sünnipäev on juulis, nii et nupsikukene. Siuksed pakid panin ühesõnaga kokku ja nüüd siis lähme hakkame snäkke tegema ja loodame, lihtsalt loodame, et see vihm jääb järgi, et vähemalt on õues soe, et võib nagu ka lõbus olla, vihma käes ju sünnipäeva pidada ja trallida, kõik jääb ikka järgi. Rainy days don't seem so wet, stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were kõige olulisem asi, ma saan aru, on kohal, suurepärane, varu pidin väga kiiresti sõitmas, ma olin korra nagu täpselt. Ja ma ümbersin nüüd nagu nii järjest. Sünnipäeva laps on seal pool, mitte sinna poole. Ja, aga neil on sulle, kallista ka. Tema nimi on meil Roosi. talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Kõik on kohal, Mordor on läinud, päike paistab, tort on söödud. Kuhu ma hääle kaotasin, I don't know, aga täiega tore on. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Rose-colored glasses do wonders to a spark.